Helen, kuidas sul on senimaani treeningutes läinud ja kas sa tunned mingit muutust? Ütleme niimoodi, et trennid on olnud tunduvalt erinevad võrreldes sellega, mis ma varasemalt tegin. Et kui ma varem jooksin niimoodi kilomeetreid, et võtsingi näiteks 10 või 5 või 7 kilomeetrit ette, siis nüüd ma jooksen pulssi. Ehk siis treener saatis mul, mis pulsiga ma jooksma pean ja kui pikka aega. Ehk siis mul kilomeetreid üldse enam ei arvestata, vaid näiteks ma võtangi 40 minutit ja minu pulss peab olema selle aja jooksul siis 125 kuni 130 ja nii palju nagu jõuan selle pulsiga joosta, nii palju neid kilomeetrit ka tuleb, et nagu treener ütles ka, siis tegelikult iga korraga läheb minu kiirus järjest suuremaks, sest pulss muutub suurema kiiruse juures stabiilsemaks ja siis ma saan nagu rohkem joosta, aga pulss on madalam. Et see on olnud minu jaoks võib-olla kõige suurem muutus, et kui ma varasemalt üldse päevasel ajal joosta ei saanud, et ma väsisin niivõrd ära, et ma hommikul käisin jooksmas ja siis ma olin tunni aja pärast nii väsinud, et ma tahtsin magada. See tuligi sellest, et ma tegelikult jooksin mingi 160-170 pulsiga, mis mind nagu niivõrd läbi tõmbas ja tekitas sellise nii-öelda kehale väikse šoki. Siis nüüd ma käisin jooksmas eile näiteks kell 1 päeval oma lõunapausi ajal ja ei olnud nagu midagi, et ei tundnud üldse ennast siuke väsinuna, kurnatuna ja ka praegu tegelikult me tegime 1,5 tundi trenni ja pigem on nagu hea olla. Et ma arvan, et ma olen targemaks saanud tunduvalt. Ma joon esimest korda seda vett. Okei, nii. Kristel, ole hea, räägi, milline on sinu senine kokkupuude jooksuga? Jooksuga ma kunagi mäletan esimene selline mälestus, mis mul jooksuga tuleb, tegelikult 2 mälestust, on see, kuidas kehalise kasvatuse tunnis mingisugune 4.-5. klass, ma mäletan tüdrukutega jooksime kõik ringis ja kõikidel juuksed käisid patsis niimoodi edasi-tagasi, aga siis ma vaatasin enda varjust, et mul üldse käi, siis ma hakkasin meelega niimoodi jooksma, et mul hakkaks ka pats niimoodi rohkem käima. Siis ma mõtlesin, et see on hullult äge. Ja siis teine mälestus mul on see, et oli Kuressaare linnajooks ja ma võtsin sellest osa ja ma oksendasin pärast. Ja sellepärast oligi mu esimene reaktsioon siia jõudes, no nii, oksendamiseni, sest et see võttis, ei olnud nagu sellist trenni tehtud enam või sellist ettevalmistust, et oligi lihtsalt kekatunnis veits oli joostud ja siis oli mingi, tavai, lähme vallutame jooksu tänavad, kõik asjad ära. Et selles võttes ma ei ole suurem asi jooksja ja sellepärast ma nagu võtsingi selle challenge endale vastu, et äkki ma suudan enda keha panna nagu jooksu armastuse leidma või midagi sükest. Kui palju oli tänases trennis sinu jaoks uusi teadmisi? Minu jaoks kõige suurem teadmine on see, et mul on joostes on puusad on liiga taga. Ma ei teadnud, et mul on kehahoiak selline, et mul on puusad liiga taga, nii et see on üks asi, millega ma pean vaeva nägema. Ja väga palju midagi sellist nagu, ma ei tea, sellist, et ma olen nüüd, tõesti ka või, et sellist ei olnud, kõik tundus väga loogiline asjad, mida ma ei teadnud, tundusid väga loogilised, et siuke väga-väga mõnus trenn oli. Kuidas sa kavatsed nüüd ühildada oma padjaklubi uue hooaja võtted ja trenni? Noh, ilmselt tuleb võttel ära käia ja siis jooksma, et kui vähegi saab, siis ikka jooksu asjad kaasa ja pärast äkki jooksengi koju, sest meil on üsna siuke hea vahemaa on kodu ja võtteplatsi vahel, et ma suudaksin selle ära joosta küll, et miks mitte siis teha võttepäeva lõpuks kena siuke tervisejooks ka veel.